No nii, terve tulo oleme jõudnud Soome ja Helsingis sihukene circa 400 kilomeetrit. Ja väike hint on ka, miks me võime siin olla. Siin on jõle palju busse, tegelikult siin on ka veoautosi. Tegelikult nüüd ilmselt seal sees on siis meie uus tiimibuss, millele me järgi tulime. Pilte oleme ainult näinud, rohkemat mitte. Siin on tegelikult 2 varianti isegi. Üks on vist see, mis on sees. Ja üks on seal üks hall, mis paistab. Ja siin on veel mingid race-trailerid väljas. Ma olen nende tootevalikuga tutvunud. Lähme vaatame sisse, ega ma siis rohkemat, ma arvan, rohkem midagi hetkel ei ütle. Pole ennem ka näinud. Volvo buss on see. Moro! No nii, hüppasime sisse ja meil on väljas on ikkagist võrdlemisi krõbe ja külm. Ja buss on tuppa aetud. Tegelikult see koht siin, mis tegelebki bussidega, ma ei tea, ostmüük, remont. Nad ehitavad ka kusjuures. Neil on mingid peobussid ja võidusõidubussid ja nii edasi. See on ikka, soome keeles öeldakse iso selle kohta. Aga mis me selle bussi kohta teame, on see, et ta on siis 2011 aasta buss. Nii et ta on võrdlemisi ikkagist uus. See oli ka nagu üks hästi hea kriteerium, et ta on siis juba uuema selle euronormiga, ehk siis sul on teemaksud, kõik asjad on odavam, ta on ka tegelikult mootori poolest ökonoomsem. Ja ta on ikkagist suur, mida ma nagu ise sihtisin, et ta on 15 meetrit pikk, täiesti üle värvitud, uus värv kõik, mootor vahetatud, kast vahetatud ja sidur vahetatud. Nii et see peaks olema full ready to go. Lihtsalt ta on seest originaal, ehk siis me peame kõik see ümberehitus ise tegema. Nii et viskame esmase pilgu peale, siis ajame välja ja vaatame täpsemalt. Tehingud on tehtud, käed on löödud ja nii palju, kui me siis praegu tean, et ega ausalt öeldes pole ennem bussi ostnud, ega ei oska nagu kõike üle vaadata. Siin liigume siis niimoodi ringi ratast võib-olla. Siin all on suured panipaigad, et korra näitan siit. See käib kusjuures seest. See käib seest elektriga või nupust. Ehk siis siin on päris palju kolaruumi, siia mahub igast tavaari. Teiselt pool on kusjuures ka 2 kolmust, ehk siis siin tagapool on veel ruumi selle jaoks. Buss on kõik üle värvitud ja mis pidi Volvo või nende busside teema olema, et need uksed, ma ei tea, kas ta siis kuidagi mädaneb ära või ma ei tea, mis seal on. Et ühesõnaga kõik need uksed ja asjad on uued tehtud siin. Uuesti liimitud ja korda tehtud nii-öelda. Raam on, kogu see buss on roostevabast, mis see on vist ainukene see karjus, kes neid teeb. Ehk siis ühesõnaga rooste probleemi siin bussil ei ole, mis on ka nagu üliäge. Tegelikult ma ei olegi veel kõik jõudnud, ma ei tea, mis siin taga on. Näed. Ja. Öelge ise. Siin on tagaratta keeramine, ta ütles, et kuna ta on ikka väga pikk, tagaratas ka keerab, siis ta võib võtta, kui sa keerad, ta võib võtta kuni peaaegu 2 meetrit. Jookseb järgi, ehk siis sellega peab kindlasti arvestama. See on siis... vaata, kuuled. Konditsioneer huugab, jah? Väga ei kuule, okei, ma panen kinni. Ehk siis selle me lammutame seal seina maha, me teeme pikemaks, et auto mahuks peale. Sellega me peame ka tegelema, et palju ta see... jaksab tõsta, et siin ma sain aru, ma uurisin juba, siin on need mingid silindrid või asjad, mis sa siin ära vahetad, et sa saad ta lihtsalt tugevamaks nagu teha, et sellega peaks olema easy. Ja peame mingid pikendused lihtsalt tegema tagumistele ratastele. No ja siin on need alumised panipaigad veel ja mootor on taga ja Lauri tuli meiega kaasa, tema siis sõidab meil sellega tagasi. Mul veel lube ei ole, ma olen juba ära registreerinud, ehk siis mina lähen ka endale lube tegema. Vaata, mis siia juba ette pandi, näitasid neile. Ja näed, vajutad nuppu ja tuleb lahti. Bussijuht Laurile peab nahktagi vaatama. Ei, vesti. Vesti, jah. Nahtvesti. Vaata.
Oo, seest on ta siis, näed, telekahoidja ka, saab juba panna. Seest on kõik istmeid täis, ühesõnaga kõik lähevad minema. Siia tuleb siis 4 kohta laud, 4 kohta laud, köök, mingid riietekapid, panipaigad, tegelikult siin on laes, jagub ka neid. Siia taha tuleb voodid, ilmselt teeme 3 nari siia ja siis siia teeme ühe sellise suurema, ehk siis siin saab magada kokku 8 inimest. Kuna meil on tiim on 7, siis kõigil on ruumi ja siin on tegelikult praegu on WC, üsna suur on teine pott ja kraanikauss, aga kahjuks see jääb meile ette, ehk siis me peame selle maha lammutama ja garaaž tuleb, ütleme meil umbes siiamaani. Tegelikult ideaalis tahaks selle WC kuskile sinna ettepoole saada, et ikkagist WC tahaks jätta, et sõidu ajal on mugav, et siis ei pea iga kord peatust tegema. Et seda WC osa veel nuputame. Küljeuks, mis siin hetkel lahti käib, jääb ta selles mõttes mitte suletuks, aga siia tuleb ilmselt siis narivoodi ja ta katab selle ära ja siin teisel pool võiks olla siis telekas, ehk siis kui sa selle ukse lahti teed, siis saad kohe, paneme laivi käima. Tiim on enamasti nagu hästi palju boksis, siis nemad näevad kogu aeg siit ilusti laivi, et siis praegu meil on see, et me kogu aeg tõstame seda telekat sisse välja ja riputame teda kuskil, et siis ta teeks natukene mugavamaks. Et sellised hetkevisioonid, kuna meil nüüd ajaga on niimoodi, et see täna on veebruari algus, meil on niisugune ja veebruar, märts, aprill, aprilli lõpus peaks ta Itaaliasse suunduma. Siis ise me ajaliselt ei jõua, kuna on driftiauto ja kõik need hooaja ettevalmistused, siis meil on tekkinud mõned partnervalikud, kelle me nüüd siin lähiajal välja valime, kellega me siis koostöös seda ehitame hakkame. Kõike veel nii täpselt ei tea, seega hakkame kuskilt otsast minema, esmane ülevaatus on tehtud ja siis lähme step by step ja näitame, kuidas, mida filmime neid protsesse, kuidas see ehitatakse, mida me siin teeme ja kuhu paigutame ja nii edasi. Aga hakkame otsast minema ja praegu me peame siis kiutama tagasi Tallinna poole. Ilmselt ühest laevast juba jäime maha, aga lähme selle viimase peale. Nii, esimene tankla, aga meil on AdBlue error. Kone tuli läks põlema. We have a problem. Problem already, yes. Aga kone tuli ka põleb või? Jah. Aga annab AdBlue'd või? Teine Noxi Andel. Noxi Andel ühe. Kaksilitrainen 111 hevosvoiman katalysaattorimoottori. Nautittava ajaa. Ylellinen turvakori. Levyjarrut kaikissa pyörissä. Turvallisuutta, johon vain Volvo pystyy. Volvo. Ajattele millä ajat. No nii, me oleme turvaliselt ilusti tagasi Tallinnas. Tegelikult on nüüd juba paar päeva möödas ja viimane klipp, mis meil oligi see, et viskas Noxi anduri, aga see on AdBlue'ga seoses, nii et küll me selle välja vaatame, mis me sellega teeme. Aga mis tegelikult nüüd on vahepeal niisugune 2-3 päevaga veel toimunud, on siis see, et ma näitan teile kõigepealt seest ära. Ma katkusin siin üks õhtu kõik istmed bussist välja. Ehk siis, mis meil sees hakkab toimuma, on niimoodi, et meil jäävad siia 4 kohta lauad või need toolid lükkame siin eest ümber, ehk siis 2 vaatab sinna, 2 vaatab sinnapoole, laud vahele. Ja siis siit hakkab niisugune ehitus pihta. Siia tuleb köök, siia tuleb nüüd, me oleme, kohe räägime, aga kus me oleme ja me oleme nüüd siin otsustanud, kuidas me midagi siin lahendame. Ja hetkene lahendus on siis selline, et me paneme 2 narivoodi siia, 2 siia. Algus me mõtlesime, et me teeme 3 ja 3, aga nüüd me arvutasime seda kõrgust, siis vahe jäi ühe inimese kohta nii madal, et see on ebamugav. Et ühesõnaga me otsustasime, et me teeme 2 ja siia taha tuleb siis niisugune master bedroom ja tegelikult auto nina läheb veel siia alla.
kuna see kongi pikkus oli vist 2,8 ja PEM on 4,5 jämedalt, siis meil on vaja see auto siia tuppa saada. Näitame korra seda kongi ja siis lähme vaatame, kus me oleme. Ma räägin kohe ära, siis meiega hakkab koostööd tegema Camping Van, kes siis asuvad Tallinnas Betooni 3 ja nemad ongi spetsialiseerunud matkaautode ehitamisele, projekteerimisele, kõik, mis matkaautodega seondub. Nii et siis nemad aitavad, nemad jagavad meile oma kogemuse pealt siis nippe ja know-how'd, kuidas midagi paigutada, kuidas midagi teha. Nii et see on kindlasti väga palju ka meile abiks, kuna selline asi on meil esmakordne. Ja ka tegelikult, kui sa vaatad seda videot ja sul tekib mingid ideid, põnevaid ideid selle bussiga seoses, tahad sa kuidagi projektiga kaasa tulla või mis iganes, siis võid ka meile julgelt märku anda ja kirjutada. Et ma panen siia enda meili alla ja võite kirjutada, kui teil tekib mingid ägedaid ideid või mingid koostööpakkumisi. Lähme vaatame selle kongi üle ja siis lähme hüppame sisse, räägime võib-olla paar sõna poistega juttu. Nii, ja näitame teile siis seda tagumist plaani ka. Siin on juba originaalis, siis on see plate, on ju. Ja nüüd idee on selles, et me siia platele kinnitame mõlemale poole hingedega klapitavad reilingud või? Ei ole reilingud, mis sa nimetad neid? Mahasõiduteed äkki? No, mahasõiduteed klapitavad. Ehk siis olekski, et sa sõidad autoga peale, see plate käib niimoodi, laks üles, sõidad autoga otse tuppa. Ja siin toas meil ei olegi hetkel midagi. Vaat, siin on hästi mugavad service luugid. Plaks! Oi, kus nurrub. No, lak. Saab kone remontida. Siit saab kone remontida, hüppad sisse ja nii on. Ma õppisin selle just ära, ma lasen su üles. No, oba. 2 tükki peab olla hoidma. Ja ühtlasi meil käib veel välja, täpselt ei kuuluta, aga ühe audio ettevõttega siis, kellele on see buss ette näidatud ja kes on projekti valmis kirjutanud, missugune helisüsteem siia sisse võiks tulla ja tegelikult on ka projekteeritud niimoodi, et see koostub ka välja, ehk siis küljeuks, mis meil on, et see ilmselt seespoolt läheb kinni ja siis saab ka välja lasta heli, nii et asjade käik on meil selles mõttes noor ja vara, et kõik alles kujuneb täpsemalt välja, aga lähme hüppame nüüd siis sisse ja vaatame korra, kes siin siis tegema asja hakkavad. No nii, nüüd tulime tuppa sooja ja esimene asi, mis meil võib-olla saab probleemiks, on see uks. Meie bussi kõrgus, ma käisin täna hommikul argis seda mõõtmas. Ma unustasin tegelikult ennem öelda, et ma käisin kaalumas ka ennem arki, sest ma pidin istmed välja võtma, uue tühi kaalu panema ja siis läksin arki. Aga meie bussi kõrgus tagumine on 3,85 ja see oli 3,75. Ma saan bussi tagant madalamaks lasta, aga vist mitte nii palju. Ühesõnaga, sellega vaatab, aga siin sees ongi siis, ma lasen mehel endal ka natukene rääkida, et ma näen, et siin on juba 3 projekti sul sees. Kuule jaa, kolisime just, enne mahtusid bussid sisse, enam mitte, ei tulnud ühtegi bussi enne ette, nii et siis ei arvanud, et uks probleemiks on. Aga jah, millega muidu tegeleme, väga palju tegeleme erinevate matkaautode haagistega, peamiselt siis erinevad lisavarustused, tegelikult neile mõlemale kõige popim asi ongi päiksepaneelid, mida praegu peaaegu kõik panevad. Ehk siis siia läksid päiksepaneelid, siia lähevad päiksepaneelid, inverter läheb ka näiteks siia, et 220 oleks reisides olemas, üldiselt ka mingisugune autonoomsus, et enam ei ole see karavaniparki käimine nii popp, et siis väga paljud tahavad paremaid akusi, sõiduaeg laadimist juurde, sellised elektritööd. Aga mida meil endal kõige rohkem meeldib teha, on sellised suuremad projektid, et siin siis põhimõtteliselt nullist alustame, mürasummutus, soojustus, paneme paika kogu elektrisüsteemi, ehk siis samamoodi akud, inverterid, laadijad, päiksepaneelid, külje peale markiis, kogu veesüsteem, mingid rattaraamid ja sellist nipet-näpet asju veel. Mulle tekib kohe üks küsimus, kui sa võtad näiteks siukse bussi, mis on täiesti tühi seest, on ju, ja siis sa võtad valmis matkaauto. Miks sa alustad nii-öelda nullist tegemist, mitte sa ei osta kohe valmis asja? Kui sa teed kõik ise,
ja oma tunnile mingit hinnet ei pane või hinda ei pane, siis sa saad odavamalt, mis on ka paljude jaoks väga oluline. Et valmis matkaautod ikkagi, sõltum see aastat sa võtad, aga kui sa tahad mingit uuemat toorikut või uuemat autot, siis on ikkagi 40 pluss alates. Kui tahad odavalt saada, võid osta 10-15 tonniga kaubiku ja sinna midagi sisse ehitada, et paljude jaoks on kindlasti hind oluline, aga kui sa näiteks lased meil teha, siis ilmselgelt custom lahendus läheb kallimaks, ehk siis sa maksadki selle eest, et see on täpselt selline, nagu sa tahad, et väga paljudel on see, et ma tahan nüüd omale, ma ei tea, mootorratast sisse või mul on 3 last, et ma tahan täpselt sellist layouti või ma tahan täpselt selliseid värve, et kui sa ostad selle nagu tooriku, mida ka paljud valmis bussi, siis kui sa hakkad seal nagu ringi tegema, ma nüüd tahan elektrit, ma nüüd tahan paneele, ma tahan nüüd selle kapi ringi teha, ma tahan hoopis seda voodi nüüd teistsuguseks, siis sa võib-olla lõpuks maksad rohkem, aga siis sul on jälle kogu see protsess nagu asja ringi tegemine ja sa ei saa ikkagi päris seda, mida sa tahtsid. Ehk siis põhiliselt tehaksegi sellepärast jah, et mul on väga kindel visioon, ma olen juba võib-olla selliseid matkaautosid aastaid kasutanud, ma väga täpselt tean, mida ma tahan ja siis sa teedki või lased teha nii-öelda custom asja. Sest et tundub tegelikult ka minu arust, et siuksed asjad tulevad aina rohkem pilti, kus need sprinterid ja siuksed bussid on nagu hästi popid, kus lastaksegi nendest teha versus nagu need valmis kämpad. Jah, kui me siin umbes 5 aastat tagasi alustasime, siis ega väga palju ei liikunud ringi selliseid nii-öelda kaubiku baasil matkaautosid. Olid võib-olla mõned üksikud, aga nüüd reaalselt iga aastaga on näha, kuidas neid juurde tekib, kõik Facebooki grupid, kõik lähevad suuremaks ja tegelikult nüüd viimaste aastate trend on ka, et tegelikult tehasemasinad lähevad paljud üle kaubiku põhjale, sest nad on nii palju kompaktsemad, kui sa oled kuskil, ma ei tea, Itaalia väikelinnas, siis võib-olla sellega sa veel tripid ringi, aga kui sul on mingi täis integreeritud 8-meetrine, siis sa ei lähe sellega kuhugi. Et kui sa suudad kompaktselt kaubikusse asjad ära mahutada, siis sa saad sisuliselt käia ükskõik kus, sest ega ta ei ole sõiduautost nüüd väga palju pikem. No vot, selline siis ongi sissejuhatus tehtud ja nüüd me jätame bussi siis camping-van'i hoolde ja tegelikult on veel see, et ma ise nüüd lähen küll korra olen eemale Eestist, lähen reisile, aga tulen tagasi ja siis filmime seda, mis vahepeal protsess, mis on juhtunud ja vahepealselt seda osa ka, et kuidas ja mida teeme ja lahendame ja nii edasi. Nii et siit tõmbame joon alla ja siis näemegi järgmises videos. Tšau!